meelejahutaja. Hommikul hakkasin ma nagu harilikult ilma igasuguse tagamõtteta tööle minema. Läksin mööda tänavat, heitsin täiesti juhuslikult pilgu naaberõue ja tardusin. Õue sügavuses prügikonteineri juures vedeles vana roostetanud kauss, aga kaussis oli savi. Vähemalt 3 kamalutäit suurepärast savi. Süda hakkas erutusest põksuma, vaatasin ringi, hiilisin savi juurde ja sirutasin käe. Äkki sel hetkel ärkas mu südametunnistus. Mida sa kavatsesid teha, õnnetu? See pole ju sinu savi. No jaa, no mis seal vaielda, savi pole tõesti minu oma. Häbiga pistsin käed taskusse ja kõmpisin sellest ohtlikust kohast eemale. Töö juures mõtlesin savist ja ainult savist. Lõuna ajal sööklas, kui minult küsiti, mida ma soovin, vastasin automaatselt savi. Loomulikult savi. Õhtul töölt tulles mõistsin, et ilma savita mu hing rahu ei leia. Nagu kõik paadunud kurjategijad otsustasin ma kõigepealt situatsiooni tundma õppida. Püüdsin jääda täiesti märkamatuks ja jalutasin 3 korda naaberõuest mööda, et kindlaks teha, kas kauss on alles. Ja see vedeles omal kohal ja keegi oli sinna sisse visanud paar tühja konservipurki. Hingasin kergendatult ja siirdusin koju edasist tegevusplaani välja mõtlema. Keskööks oli savi salajase varguse detailne plaan välja töötatud. Ette panen tumedad prillid, pool nägu katan musta räbalaga ja kätte tõmban seanahast kindad. Viimane idee oli kõige geniaalsem. Kui eksperdid avastavad sõrmejäljed, siis arvavad nad, et savi on varastanud siga. Aga kui mind ikkagi tabatakse, mis siis? Eks ole ju savi ehitusmaterjal. Huvitav, kui palju antakse ehitusmaterjali varguse eest. Otsustasin advokaadiga nõu pidada. Järgmisel hommikul astusin sisse advokaadi kabinetti. Tervist. Tervist. Ma kavatsen toime panna ehitusmaterjali varguse. Eterniit, nurkraud, tellis. Savi. Üks roostetanud kauss saviga. Mis sordi savi? Näib, et esmaklassiline ja päris palju kusagil umbes nii 3 kamalutäit. Pärast vargust panen ma kausi tagasi, nii et mind saab vastutusele võtta ainult savi omastamise eest. 3 kamalutäit savi võiks maksta umbes 2 kopikat. Öelge ausalt, miks teil on tarvis savi varastada? Mu korteris lagunes suitsulõõr ära. Nagu hakkan ahju kütma, nii kukub suitsu sisse ajama. Ma olen 10 korda majavalitsuse poole pöördunud. Ei, mõistan. Kas kauss saviga asub luku taga? Ei, see vedeleb naaberõues Pikal tänaval maja number 13 prügikonteineri juures. Öelge, milline karistus mind ootab, kui mind kinni püütakse? See on väga keeruline küsimus. Oodake, palun. Ma lähen käin korraks kõrvaltuppa ja vaatan koodeksitest järele. Pagan, kuhu ta nii kauaks siis jääb? No nii, kui te püüate varastada eelpool nimetatud kaussi saviga, siis saate karistada. Esiteks, varguse eest sissemurdmisega ja teiseks mõrva sooritamise eest. Kuidas? Jah. Miks mõrva eest? Tapmise eest. Kauss saviga on nüüd minu kodus, sest ka mul lagunes suitsulõõr ära. Ja selle savi võite te sealt kätte saada ainult üle minu laiba. Maine, sa vaata, mis ma ostsin, vaata! Hõiskas Valter rõõmsalt korterisse sisenedes. Fui, milline jõledus! Pomises kulmu kortsutades tema naine Ella. Mis asi see on, No kui sa tõesti ei tunne ära, see on ju see. Kurat, mis ta on? Kilpkonn, Aga mis sa sellega peale hakkad? No kuidas seda nüüd ütelda? Jäi Valter mõttesse ja laskis kilpkonna põrandale. No ma ei tea isegi päris täpselt, aga kuule, see olend elab ju 300 aastat, saad aru? Ja arva ära, palju ta maksab? No kust mina tean? Ta maksab ainult 60 kopikat. No mõtle ikka, elab 300 aastat ja maksab ainult 60 kopikat. Jaa.
300 aastat. Meie mõlemad oleme juba kadunud Ella ja üleüldse pole teada, mis maailmas sellel ajal toimub, aga see loom muudkui roomab kõigest hoolimata ja ainult 60 kopikat. Ella silmitses teraselt oma rõõmsat abikaasat, seejärel tardunud kilpkonna ja küsis: aga kes sulle seda ütles, et ta 300 aastat elab? No kes ütles? No, müüja ütles. Müüja ütleb sulle mida tahes, aga äkki on ta sellest 300 juba 299 ära elanud. Kuidas? 299 elanud, tardus Valter ootamatusest. No väga lihtsalt. Võib-olla, et on oma aja juba ära elanud ja siis müüaksegi ta niisugustele lollidele nagu sina hinnaalandusega 60 kopika eest maha. Valter vajus mõttesse ka vastanud midagi, vaid koputas jälle kilpkonna kilbile. Kuid loom oli nagu põranda külge kinni kasvanud. Jaa, vahest on tõepoolest nii, pomises Valter ja keeras kilpkonna kõhuga ülespoole, kuid see jäi ka nüüd liikumatuks. Võib-olla on tõesti alla hinnatud värk, No kuidas siis teisiti, lõi Ella käega? No kes sulle 60 kopika eest hinnalist looma müünud oleks, aga sina rõõmustad nagu loll. Ja mulle paistab muide, et tal on ka see 300 aasta lõpu korral. Valter vajus päris näost ära. Õhtuni lebaski kilpkon liikumatult ja Valter muudkui käis ja uuris seda, kuid kilpkon ei mõelnudki liigutada. Õhtusööki Valter ei söönud, isegi tee ei läinud tal kurgust alla. No oli seda nüüd vaja, sosistas ta öösel endamisi. No kuidas küll inimesi peetetakse 300 aastat? No muidugi, sind müüdi ju maha ainult 60 kopika eest. Ja öösel nägi Valter õudset unenägu, nagu oleks talle terve palk välja makstud mitte rahas, vaid kilpkonnades. Seepärast ärkas ta üleni külma higiga kaetud ja sööstis kilpkonna juurde. Öö jooksul oli see umbes meeter maad edasi nihkunud ja lamas nüüd jälle liikumatult. Täpselt, ütles Valter süngelt. Saingi endale rämpsu kaela. Ja samal hommikul andis ta kilpkonna esimesele ettejuhtunud poisikesele 70 kopika eest. Neli, 7, 2. Ei tea, kus see Veera jälle on, et helistamise peale ei tule. Nii, vaata, proovime veel, 2, 8, 1. Asetäitja ka ei vasta. No vaatame, kas varustus on kohal. 4, 0, 1. No ma neile näitan. Lähen vaatan isiklikult, mis meil siin toimub. Tervist! Tere päevast! Miks sa alati tööle hilined? Miks sa komandeeringutes joodega sa oma asjadega õigeks ajaks valmis? Miks sind kunagi kohal ei ole? Ma enam ei tee. Vaata, et see viimane kord oleks. Võite minna, seltsimees Sakirov. Aga ma ei ole Sakirov. Kuidas ei ole Sakirov? Miks sa siis minu pretensioonidele vastu ei vaidle? No kõik, mis te ütlesite, käib minu kohta ka, seltsimees Karajev. Sa ei tunne isegi oma juhatajat. Minu nimi on Vahitov. Ahaa, Vahitov. Teie siis ise ei tunne oma inimesi. Imelik juhtimisstiil on teil. Kes sa niisugune oled, et mind õpetama tuled? Minu nimi on Hakimov. Astume nüüd ehk teie kabinetti ja räägime sellest, kuidas teie Dabir Zabirovitš võtate vastu külalisi Trustist. Ei, ma ei ole Dabir Zabirovitš, vaid hoopis Zagnulovitš. Kuidas nii? Nii lihtsalt on passi kirjutatud. Oot, siis tuleb välja, et teie polegi see. Ei ole jah see, nii nagu teiegi. Kuulge, aga täpsustame siis asutuste nimetusi. Ei, teate mis, ärge ma hakake midagi täpsustama. Lähme parem heaga lahku. Teeme siis nii, sina ei tunne mind ja mina ei tunne sind. Ja klapib, mina ei tunne sind ja sina ei tunne mind. Mina ei tunne kedagi, mul kaader voolab. Ülimalt defitsiitne meeste karvakas. See tähendab loomulikult müts. Üks ainus müts.
Meid oli 2. Lähenesime letile üheaegselt, teineteiselt poolt. Temal oli peas kaabu, minul barett. Vaatasin oma juhuslikule konkurendile otse näkku, kuhu oli kirjutatud. Saad aru, vennas, mul on lihtsalt õudselt karvamütsi vaja. Selle pead murdva probleemiga oleme oma tuttavaid juba terve aasta vaevanud. Loovuta müts mulle, Oota veel veidi, sa saad kindlasti endale ka mütsi. Räägitakse, et 6 aja pärast ujutab kaubandusminister meid mütsidega lause üle. Ei tule välja, vastasin mina pilguga. Annan pea, et mul on mütsi rohkem vaja. Ma pean nimelt Põhja komandeeringusse sõitma. Seal aga, kallis sõber, on selline pakane, et võib ilma kõrvadeta jääda. Ja mütsi ujutuse asjus võib muidugi üht-teist puhuda, aga mina arvan, et parem varblane peos kui tuvi katusel. Me tulistasime teineteist pilkudega. Tema silmist lugesin ma. Mul on veel üks põhjus. Kavatsen neil päevil ühele neiule abielu ettepaneku teha. Saad ise aru, et pean välja nägema nagu pilt. No loovuta müts mulle. Armastuse nimel. No mis armastus see on, vabandage väga, vastasin ma pilguga. Kui armastus mahub ühte standardsesse karvamütsi, siis vabandage väga, ei ole see armastus, vaid niisama mütsi tutvus. No kuhu sa trügid? Läks ta üle jämedale telepaatiale. Kui ausalt öelda, siis see müts ei sobigi sulle. No vaata, mismoodi sa välja näed. Vaata ennast peeglist. Kasv 1,70 m, kaal 65 kilo. Sinusuguse panen ma vasaku käega pikal nagu naksti. Lase parem heaga jalga, muidu võid vasta muhku saada. Õnnetu baretsihuke. No ma vastasin külmalt, kuid samuti telepaatiliselt. Teie kaabu, väljendage ennast viisakamalt. Mitte 170, vaid 173. Ja mitte 65, vaid 67,5. Peale selle on mul sambos teine järk. Mis te nüüd ütlete, Tundmatu ei öelnud midagi. Vaatas mütsi. Täpsemalt öeldes kohta, kus see müts alles äsja lebas. Mütsi ei olnud. Kuni me vahekordi klaarisime, oli see arvatavasti maha müüdud. Sõber, ütlesin ma kaastundlikult ja ulatasin talle käe. Vend, ütles ta heldinult ja me surusime teineteise kätt. Müüja vaatas meid huviga ja vangutas pead. Müts maha niisuguse üksmeele ees. Täna on meil teatud mõttes juubel. Me oleme nimelt kogunenud 100. nõupidamisele rahvamajandusele olulise objekti jaotusalajaama ehitamise küsimuses. Täpselt 3 aastat tagasi sai paika pandud esimene kivi selle ehituse vundamenti. Ma ei salga. Ehituse püstitamise tempo oleks võinud kiirem olla, kuid ainult see inimene, kes kunagi elus pole midagi ehitanud, võib öelda, et see on lihtne asi. On pahatahtlikke, kes meie jaama alandavalt transformaatori putkaks nimetavad. Muidugi suur ta ei ole, 4 ruutmeetrit. Aga siiski pole meie seltsimehed teinud veel kõike objekti kiiremaks lõpetamiseks. Peters, ma loodan, et seekord on segu õigel ajal kohal. Kahtlemata. Aga tellised, seltsimees Sidrun? Raudselt. Ivar, kas sa mehi annad? Võtan või maalt välja. Nimelt teie vastuvaidlematu korralduste täitmise pärast ma teist lugu peangi, seltsimehed. 3 möödunud koostööaastat on minul isiklikult ainult puhast rõõmu teinud. Lust ja lillepidu on töötada koos niisuguste meestega.
ikka oleme leidnud ühise keele. Lubage mul sellega ametlik osa lõpetada. Täna kutsun ma teid kõiki laupäevakule, vabandust väljenduse eest, minu isikliku garaaži püstitamisele. Ma arvan, et päevaga lööme ta üles. Suur ta pole 4x8 meetrit ja ainult 2 korrust. Tehnika ootab, materjal on kohal. Mis te arvate, seltsimehed? Kas tuleme toime? Aitäh, seltsimehed! Nii palju ei tohi õhtul enam süüa. Kuulge, seltsimehed, aga eks nüüd ole söödud ja joodud küll. Aeg on asuda albumeid sirvima. Jah, issakene, jumal. See Artur on ju täpselt sinu naljakat nägu. Ainult prille pole ees. Nuitsa taevas, kui vanad on siin. 1-aastane, aga see pole Artur. No muidugi see ei ole Artur. No kuulge, vaadake, niisuguse kuukulgureid polnud 15 aastat tagasi ollagi. Kas sul häbi ei ole? Näo järgi ei mõista lastel vahet teha, aina mänguasjad. Ma sain kohe aru, et see on ju Silvi, eks ole? On ju Plika, eks ole? On Silvi, jah? Plikane, aga see pole Silvi. Kuidas ei ole siis? Silvi ei ole. Kuulge, no vaadake, no kuda ta saab Silvi olla? No kuidas viisi, no? 10 aastat tagasi selliseid nailonjoppesid titedel ei tehtud. Lausa piinlik kuulata, näo järgi ei saa lastest aru. Muudkui träpkade järgi laste üle otsustama. See on ju Jaanika 4 aastat tagasi. Jaanika, see on Jaanika. Kuule, kas mitte siiski Margit, Hulluks võib teiega minna. Margit on alles praegu 2, aga Forte firma fotopaberit pole enam 3 aastat kusagilt saada. Isaks ja vanaisaks kuidagi pahupidi järjekorras. Enne sündis mu tütrepoeg ja alles seejärel poeg. Küllap see tuli sellest, et mu tütar esimesest abielust ja minu praegune naine on eakaaslased. Nii kinkiski siis tütar mulle tütrepoja tervelt aasta võrra varem, kui mu noor naine pojaga maha sai. On teil siiamaani kõik selge, jah? Terve see struktuur on selge, jah? Tänan teid, järelikult te peate mõistma ka seda, et minu poeg, see alles roomav onu, osutus oma õepojast nooremaks. Napakas lugu, kas pole? Imelik lugu, on imelik. Muide, kuni onu ja õepoeg kumbki veel rääkida ei osanud, ei tekkinud nende vahel mitte mingisuguseid vaidlusi. Ja üldse vaidlema hakkasid nad tunduvalt hiljem kui kaklema. Kui mu mälu mind ei peta, siis esimest korda lõi mu tütrepoeg mu poega enne 2-aastaseks saamist. Me ei tohi teda lüüa, ta on ju sinu onu, käratasin ma tütrepojale. Mängige ometi sõbralikult. Ega onud ei ole mängimiseks, vastas tütrepoeg üleolevalt. Nüüd püüdsin ma rõhuda tema teadlikkusele. Sina käid juba lasteaias, aga sinu onu ei käi veel. Vaata, kui väike ja kaitsetu ta on. Mispärast sa talle seda kõristit vägisi suhu topid? Kui tal kõlisti suus on, siis ta ei kalju nagu latta peal kuladi kisakõli, vastas tütrepoeg põlastavalt. Kuid see kõik oli alles algus, see oli alles algus. Eelmisel nädalal kujutage endale ette pügas tütrepoeg oma onukese kiilakaks. Määris ta lagipea meega kokku ja sidus poisi puu külge kinni, et kärbsed talle lagipähe lendaksid. Enam ei suutnud ma end tagasi hoida ja kütsin tütrepoja prunnaka tagumiku kuumaks. Seejärel pöördudes tagasi Makarenko õpetuse juurde, tõin talle positiivse näite. Tead sa, poiss, ka minul on onu Alfred, kuid mina ei seo teda kunagi puu külge kinni. Ja mina muide ütlen talle teie. Tütrepoeg sülitas oma 2 ainsa hamba vahelt ja teatas, sinu onul on vuntsid, aga minu onu laseb nälgada pükstega mööda hoovi lingi. Aga ta on ju veel laps, laiutasin mina käsi.
kui on laps, siis älgu onuks kippugu. Lõikas tütrepoeg vastu. No miks sa oma onu küll ei armasta, küsisin ma ohates. Aga mille eest teda armastada, küsis tema vastu. Mille eest? Milleks ta ka kõlbab? Milleki onu toidab loomaaias loomi ja laseb millekit ilma piletita sisse. Loomani onu töötab instituudis ja toob talle aeg-ajalt melesigu kingituseks. Aga Maltineki onu on alst. Kilulg. Saad aru? Kilulg on. Ja tõi Maltinekile üle eile värskelt välja lõigatud pimesoole. Need on mehed, need on alles onud. Sa oota ometi natuke, aastad mööduvad, küllap sinugi onu kõlbab tulevikus millekski. Jätkasin nutuselt oma selgitustööd. Eks ta millekski kõlbab ka praegu, teatas tütrepoeg ja äigas oma onule, niisiis minu pojale, vastu meega kokku määritud kiilaspead. Pidulikult täistama oma 55. juubelit. Kaalusin, mõtlesin ja lõpuks otsustasin naisega konsulteerimata kutsuda oma sünnipäevale kõik naised, kes kunagi on mulle kallid ja lähedased olnud. Pean ütlema, et peaaegu kõigist naistest olen ma osanud nii eemalduda sõbralikult ja minus on säilinud neist kõige paremad mälestused. Kõik kutsutud ei ilmunud kahjuks kohale, kuid paljud ometi tulid. Nende hulgas oli mu koolipõlve parim sõbranna Irve, ustav ülikooliaegne mõttekaaslane Leeda, ühe mu suvepuhkuse sõber ja seltsimees Lilian, vankumatu võitluskaaslane ja kolleeg Sonja. Tuli ka üks päris juhuslik tuttav, kelle nime ma momendil enam ei mäleta. Kohal olid ka mu seaduslikud naised, esimene, teine ja loomulikult kolmas, see praegune. Kuid iseäranis liigutav oli, et spetsiaalselt minu pidupäevast osavõttu eesmärgil lendas kohale Vladivostokist, kujutlege, Vladivostokist, kus ma hiljuti komandeeringus olin, mu värske sõbratar Musja. Mõned naised olid võtnud kaasa ka mehed, peigmehed ja lapsed. Toodi palju kingitusi, minu lemmikvärvitoonides kaelasidemeid ja sokke, minu armastatud veinimarke, defitsiitseid puuvillast pesu. Mu esimene ja teine naine andsid teatejooksjate kombel mu praegusele naisele üle suure lillebuketi. Mina võtsin uksel tulijaid vastu ja tutvustasin neid armastusväärselt üksteisega. Seejärel esitlesin neid oma kolmandale, see tähendab praegusele naisele, kes tundus mulle mõnevõrra hämmeldununa. Miks, võt seda ma ei tea. Valuga südames pidin ma sisimas nentima, et paljud minu endistest sõbrannadest on vananenud, kahvatunud ja tüsenenud. Külaliste komplimentide järgi otsustades ei olnud mina põrmugi vanemaks jäänud ja nägin välja endiselt nagu see, kotkas. Kahju ainult, et minu väikese gabariitiline korter oli sellise hulga külaliste vastuvõtuks halvasti kohandatud. Hädapäevu sain kõik istuma suruda. Ainus, kellele tõesti enam kohta ei jätkunud, oli minu kolmas, see tähendab see praegune naine. Kuid sellest polnud midagi, sest istun temaga ju niigi iga päev ühe laua taga. Peale seal oli tal köögis küll aga tegemist. Pidu läks hoogu, jutustati üksteise võidulugusid meie tutvumistest, kohtumistest, pulmadest, lahutustest ja lahkumistest. Aga räägiti ka naljakaid juhtumisi minu kooselust nendega. Käest kätte käis minu kollektsioon, album, kuhu ma pikkade aastate jooksul olin naiste fotosid kogunud. Kokku tulnud tundsid end oma noorpõlve piltide peale ära, tundsid ära ja imetlesid neid pisarad silmis. Minu lapsed, kellest paljud nägid isa esimest korda, avaldasid tormiliselt ja lärmakalt oma vaimustust.
naine number 3, see praegune, jõudis vaevu laualt tühje pudeleid ära koristada ja täispudeleid asemele kanda. Kusjuures naised number 1 ja 2, kel olid suured kogemused olme ja kokakunstis, andsid talle pahet pidamata häid näpunäiteid. Hiljem mängisin ma naistega lilleflirti, pudeli keerutamist ja pantide lunastamist. Seejärel andsid naised Noh, spetsialistid seadsid masina üles, õpetasid meid programme koostama ja sõitsid minema. Raal jäi meile, tasapisi harjuti temaga ära, mugav oli kotte ja portfelli raali peal hoida ja kui lõunavaheajaks veel konditsioneer sisse lülitati, siis võis pärast lõunat piima ja keefiri külmas hoida. Ei tea, millega see lugu lõppenud oleks, kui meile poleks sattunud ajakirjanik kohaliku lehe juurest. Mis asi see on? Mis asi? Mis asi see on? See või? Jah. See on raal. Mis asja ta teeb? Mis ta teeb? Midagi ei tee. Issand jumal, kuidas see nii? Ilus läikiv raal ja mitte midagi ei tee. Mängige tema abil vähemalt spordilototki. Võib-olla võidate. Jah? Ja vaat see pani meid mõtlema. Tõepoolest, miks pärast mitte proovida? Mõeldud, tehtud. Koostasime programmi, täitsime kaardid ja hakkasime isegi tasapisi võitma. Sellest kuulsid naaberosakonnad. Meilt hakati raali poolt välja töötatud spordiloto variante nõudma. Ainult juhtkond vaatas meile viltu. Aga tänu ühele sündmusele kõik muutus. Ühel hommikul olime kõik ametis uue programmi koostamisega ja spordiloto kaartide täitmisega. Ja siis äkki tuli kellelgi hiilgav idee lasta masinal välja arvutada mitte numbrid, mis võidavad, vaid numbrid, mis ei võida. Idee meeldis kõigile. Hakati tööle, raal undas, mehed mõtlesid, aga järsku just sel hetkel astusid meie sektorisse 4 võõrast inimest ja jäid ukse juurde seisma. Algul ei pööranud keegi neile mitte mingisugust tähelepanu suures tööhoos, aga lõpuks hakkas ära tüütama. Mis teil vaja on? Need olid vait. Mitte midagi ei ütelnud. Lõpuks võttis üks neist mütsi peal. Kas me segame teid? Muidugi segate. Te näete isegi, milline kibe töö meil parasjagu käsil on. Tundmatud seisid veel natuke aega ja läksid siis ära. Aga lõunal oli kõigil teada, et asutuses oli käinud ministeeriumi komisjon. Kontrollitud oli kõike, sealhulgas ka raali tööle rakendatust. Sattusime pabinasse ja värisesime terve kuu. Aga siis kutsuti šef ministeeriumi. Mõne tunni pärast tuli ta sealt tagasi. Meie sektoris võttis ta kaante vahelt paberi ja köhatas. Aga pidulikult. Ministeeriumi viimases käskirjas on meie asutus ainsana positiivselt ära märgitud. Kontrollreidi ajal oli raal töös täie võimsusega ainult meil. Sellest lähtudes, seltsimehed, käisin määrata preemia ja avaldada kiitust. Aitab aplausist. Andke mulle parem spordiloto viimased variandid. Ma tahaks ka õnne proovida. Tulge, seltsimiste rektor, tulge. Toimus koerte konkurss. Sellest võtsid osa mitmesuguste tõugude esindajad ning konkursi žürii oli suurtes raskustes. Mitte niivõrd koerte pärast, kuivõrd kassi pärast. Keegi kodanik nimega Sots oli esitanud konkursile kassi. Et aga žürii liikmed olid täies teadmatuses selle üle, kes see seltsimest Sots niisugune on, ei võtnud nad kassi kandidatuuri kohe maha ning kass lülitus võistlusse kuldmedali pärast võrdsetel alustel koeraga. Palun esineda objektiivsete arvamustega, seltsimehed. Meil on rikas valik. Konkursist võtab osa 207 koera. Ja üks kass. Palun ilma vihjeteta.
meie ei vaja vihjeid, vaid hindeid, seltsimehed. Ja teate seltsimehed, vaadake, mind häirib see kass mõningal määral, sest et no me ei tea ju, kes ta peremees on. Peremees on seltsimees Sots. Sots. Ei noh, Sots. Nimi on nagu tuttav. Sots, jah. Sots, jah, noh, aga Sots. No kuidagi ei tule meelde, mis Sots, mis organisatsioonist ta on? Seltsimehed, ülesandmisel pole tal organisatsiooni märgitud. Seltsimees Sots lihtsalt esindab iseennast. Sots ja iseennast? Jah, iseennast, seltsimees. No siis on loomulikult teine asi. Kas seltsimees Sots, kas seltsimees Sots teab, et meil toimub koerte konkurss? Seltsimehed, mina arvan, et teab. See oli ju suurelt kõikidel afišidel üles kirja pandud. Sots teab, et meil toimub koerte konkurss ja tuleb siia oma kassiga. Imelik. Vabandage, ma ei kuulnud hästi, missugust organisatsiooni ta esindab? Seltsimees, ta esindab iseennast. Kuidas? Iseennast esindab. Ahah. Sots. Mulle tuli meelde, seltsimehed, et Rahandusministeeriumis töötab keegi Sots. Ja selle nimeline isik, Sots. Mulle tundub, et just see Sots tegeleb mitmesuguste populaarsete ürituste finantseerimisega. Väga hea seltsimees raamatupidaja, et see teil meelde tuli, see on väga tähtis teada. Ei, minu jaoks on palju tähtsam see, et koerte konkursil osaleksid koerad, mitte kassid. Seltsimees, palun, rääkige asjast. Seltsimees Sots esitas koerte konkursile kassi. Võib-olla leidus tal selleks kaalukaid argumente. Kuulge inimesed, kui me anname koera medali kassile, mida siis teevad koerte peremehed? Kus. Seltsimees, mul on ettepanek, et vahetaks õige selle seltsimees Sotsi kassi märkamatult koera vastu ja annaks medali selle. Seltsimehed, ma ütlen viimast korda. Kas te teate, et meie koerasõprade selts pole nii hiilgavas finantsilises seisukorras, et me võiksime seltsimees Sotsi kassi kahe silma vahele jätta? Seltsimees, mis jaoks võimalust mööda latta, ütlen ma teile. No vaadake seda kassi. Seltsimehed, teie ees on ju suurepärane kass. Sõltumata sellest, kes on tema peremees, kas Sots või Pots. Kuivõrd nimetatud kass on esitatud koerte konkursile, siis on tema teataval määral mingis mõttes, ütlen ma teile, ka koer. Ja mina arvan, et me võime puhta südametunnistusega kuldmedalit temale määrata. Seltsimehed, kes on selle poolt. Nii! Näete, kõik on ühel häälel seltsimees Sotsi kassi kandidatuuri poolt. Kui autasustamispjedestaalile ilmus kass, tervitasid kõik 207 koera võitjad üksmeelse haukumisega. Ja nüüd, seltsimees Sots, mida teie õieti silmas pidasite, kui te koerte konkursile kassid tõite? Mis konkursile? Koerte. Ei, mina tea mingisugust konkursist midagi. Tõin lihtsalt oma kassi välja jalutama. Ja mingi subjekt, kes nimetas ennast žürii liikmeks, pidas teda koeraks ja kirjutas mu nime üles. Karjus medalivõitja kass ja kraapis küüntega kaelas rippuvat koera medali.
tööpäeva lõppu. Ootan sellepärast, et kiirustan kohtamisel. Kõigepealt sõidame Lasnamäelt trammiga kesklinna, sealt aga numberkruus trolliga Õismäele. Tööpäeva lõpuni meenutan ma heldinult, millise kärsitusega panin ma kirja tema aadressi. Mida ma talle ütlen? Ma ütlen, et ta meeldis mulle juba esimesest pilgust, et ma olen ammu igatsenud kohtuda tema taolise naisega. Ja siis lisan tagasihoidlikult, et mul on omaette kõigi mugavustega korter, elektripliidi ja sooja vee ja keskkütte ja telefoni ja prussakat prügišahtiga pesake. Ja pärast seda ma Õismäelt trolliga tagasi kesklinna ja istun ümber Kadriorgu minevale trammile ja Luige kohviku ees on mul teine kohtamine. Ja ütlen talle, et ta meeldis mulle esimesest pilgust. Ühesõnaga räägin seda sama ilma prussakateta, mis eelmiselgi korral. Ja laupäeviti on mul 4 taolist kohtamist ja pühapäeval 5. Ja te tunnete huvi, et kuidas ma küll selle naissooga nii hõlpsasti tutvusi. No ja kõige sagedamini tänu sõprade ja kolleegide abile. Ja tihtilugu ma sõlmin ka juhuslikke tutvusi nii trollibussis kui ka lihtsalt tänaval ja kohvikutes. Ja juba 3. kuud tõttan ma niimoodi tööpäeva lõppedes järjekordsele kohtamisele. Selle aja jooksul olen ma traavinud terve Tallinna, kohtunud 10 neidude, noorikute ning lastega. Juba 3. kuud otsin ma lapsehoidut oma 2-kuusele lapsele. Kujutage ette, kolleeg Pistaklist hammustas koer. Issand jumal, kõndis vaeseke mööda tänavat. Äkki ei tea, kust Mägra koer. Silmad peaskut nööbid ja kus kargas ülesse ja haakus Pistaklise pehmesse kohta. Hei, seltsimehed, Mägra koerte hammustused ei kasva kaua kinni, eriti kui need on tõupuhtad. Kõik koerad on lihtsalt jubedad. Kõik hulkuvad koerad tuleks kinni püüda, ära mürgitada ja siis lõvidele sööta. Ja aga vaene Pistaklis seisab kodus. Istuda ta enesemõistetavalt ei saa ja tunneb igavust. Ja tuleks teda külastada. Las inimene tunneb kollektiivi moraalset toetust. Aga mõni võiks ju minna, mis te arvate? Ei, tingimata teeme rublase ringi. Ostame pisikese kingituse ja käime kõik Pistaklise juures ära. Käime ära, jah? Oh, et peab ikka vaatama minema või? No jaa, aga kellel aega on, no peaks nagu ikka külastama või, jah? Minu meelest peaks kõigepealt välja selgitama, millistel asjaoludel koera kallale tung toimus. Aga äkki see Pistaklis õrritas teda? Täitsa õigus. Kes teab? Sest Mägra koerad on üldiselt väga targad. Asjata nemad ei hammusta. Vaata, seda Pistaklist ma tunnen hammu. Ta armastab ju kaikaid kodarasse loobida. Kaikaid? Kive loovib see kaabakas. Nagu see lurjus mõnd loomakest näeb kohe kallale. See Pistaklis on tõeline sadist. Ja, üldiselt võttes mul oli isegi meeles teisigi tema tegusid. Pistaklise jälki tegusid, trammis sülitas, kindlustus agendile näitas rusikat, tänaval trügis. Ei noh, raha me siiski kogusime. Ei teinud küll rublast ringi, vaid 10 kopikese. Ostsime vorsti ja viisime Pistaklist hammustanud Mägra koerale. Ja poolenisti pooljaamades tormas rataste raksudes ja naride naksudes
ning aeg-ajalt uhkelt huilates. Tühjaga. Mis sellest kõigest ikka nii poeetiliselt kõnelda. Ühesõnaga, sõitsin rongiga kaugele. 3. platskaart vagunis, alumisel lavatsel, tavaline reisija, nii nagu tuhanded teisedki. Eraelus teaduste kandidaat, nii nagu miljonid minusugused üle terve meie maa ja nagu 19 ülejäänud teadlast konkreetselt selles rongis. Ainuke detail, mis mind keskmisest kandidaadist eristab, see on minu pikk kasv. Teaduslikus mõttes see mulle eeliseid ei taga. Ülalt alla võin vaadata aga puhtfüüsiliselt enamusele doktorist ja arvatavasti ka arukamailegi akadeemikuile, siis kui püsti seisan. Aga momendil ma löösutan 3. vaguni naril ja minu kasv ei huvita mitte kedagi. Peale nende, kes mööda vaguni vahekäiku restoranvagunisse ja tagasi sõeluvad. Läbi metsade, üle põldude, pikki kraave, magistraale puhab minu esimene töökoht. Kiirrongi restoranvagun. Oleks ometi rohkem aega. Siin võiks isegi luuletajaks ju hakata. Kus sa sellega? Rasked supitirinad, näljaste reisijate virinad ei lase kuigi pikalt isegi aknast välja vaadata. Ja pealegi kõik ei mahu veel restorani istuma. Mõnele eriti soriitsele sõitsele tuleb supitirin kupeesse tarida. Issand, milline vaate. Oival! Kuradi pika koivaline! Oi, kurat, oi, kui valus tuhat ja tuline, kurat, kõrvetab! Valus tuline, palun vabandust! Mis äkki, tuli kaanitsed? No, kuulge! Näete, juhul on raske suppi kandamine. Tuleks võivad jälle, näe koomale tõmmata. Kuulge, kuidas ma seda näha võin? Esiteks ei ole mu jalgadel silmi ja teiseks ma magasin. Ja teie tulete luba küsimata supiga mu jalgu leotama. Mina sul tööülesande täitmisel ja teil mulle õigus mulle siin Tartu jooksu korraldada. Kuulge, või pahandate ka veel? Sellisel juhul ütelge, miks te nii kitsaid vaguneid ehitate? Ma olen 1,99 senti pikk ja kuhu ma teie arust pean oma jalad panema? See jumal, vagunid teie vaatude järgi ehitatakse. Siis ei mahuks 2 rongid teile mööda. Nüüd olge lahke ja makske see rassoniku portsukini, mis teie üksteed peale. Ohoo! Te valate mu keeva vedelikuga üle ja ma pean selle eest veel maksma. Kas arvate tõesti, et mu kõht sellest täis sai? Huvitav, kui palju te säärase sadistliku jalapesu eest olete harjunud sisse kasseerima? Mina ei ole mitte midagi veel harjunud. Esimest reisist üle. Tehnikulis me niisuguseid juhtumeid läbi ei võtnud. Aga supi võrts on 45 kopikat, juhul kui te leida võtta. Soo, aga koos leimaga. 46. Teinud leiba. Kuulge, ma ei imestaks, kui te järgmise treti ajal mulle sama vägivaldselt leibe pähe tuistaksite. Ja lühidalt öeldes, mitte penki ei saa te mu käest. Põhimõtteliselt. Mitte, et mul rahast kahju oleks, aga juba kas või kasvatuslikel kaalutlustel. Te sõidate ettekandjana oma esimest reisi ja juba hakkate ebaseaduslikel meetoditel oma plaani täitma. Otsike lolli. Tänaga õnne, et ma kaebuste raamatut ei nõua. Las jääb see rosolliku portsjon teile karmi kogemusena meeldib. Nõnda, nii et ähvardate. Ei ähvarda. Kuule, ma küsin viimast korda, kas tasub supi eest või ei? Mitte iialgi. Ja kui te oma üleannetuid nõudmisi ei jäta, siis annan ma asja kohtusse. Huvitav, mis siis saab, kui te heast peast margikonjakiga mööda kõnnite ja karafini täie mulle selga surata? Konjakid meil ei olegi, ainult riiavald. Kuulge, see teeb üks välja, mis joogiga te mind õnnistada kavatsete. Mis te ütlesite? Riiapalsam.
ei no mitte see on Rossoni. Ei no ma saan sellest aru, aga... Ja ma ütlesin, et jookidest on meil üle 40 kraadi ainult Riia balsam. Ja te räägite sellest nii rahulikult nagu keefirist. Riia balsam. Jumal teab, mis aastal ma seda viimati nägin. Isegi värv on meelest läinud. Kui on meelest läinud, tuletage meelde, see on naljaasi. Kuulge, aga kas seda on teil sees ka või? Miks ei ole, on küll. Imelugu. Aga muide, kas te oleksite tõesti nõus? No tooma. Ai, salastus, mingi ilus gaasi. Kuulge, neiuke, kullake. Soo. No, aga... Aga teie põhimõtted. Aga kohtusse. Kuidas siis sellega jääb? No, mis te nüüd? Kuulge, ma tegin ju pulli. Ja ma maksan selle rostolniku muidugi mõista kinni. Egas teie pole süüdi, et mõnel reisijal on ebastandardsed jalad ja... Seda küll, jah. Ja pealegi teil on tööaeg, aga mina vedelen jõude. Ehk annate mulle ühe rostolniku ka veel, Ja, võtke rubla ja olemegi tasa, eks? Aga kui te tõesti saaksite ühe butli balsamit, see oleks imekena. Ega ma enda jaoks, aga meil instituudis on üks 80-aastane professor. Toola läheb lausa 20 aastat nooremaks, kui balsamit näeb. Muide, varsti hakkan ma doktori väitekirja kaitsma ja ühesõnaga auväärt professor, saate aru? No näete, siin on teie supp. Aitäh. Rosolnik on muide mu lemmiksupp. Oi, mis maitsev. Neiu, te siis toote, mis? No olgu pealegi, mis teiega ikka teha? No. Ma lähen viin supiportsud ära ja toon teie professorile meele heaks. Jaa, kena plika. Sa kujuta ette, Riia balsam. Ega ta äkki ära ei unusta? Ei vist. Sihuke rattaragin on parim unerohi. Veel 6 tundi sõitu ja olemegi. Oi, kui ilusad kollased õied. Mis lilled need küll on? Kahju, et nii kiiresti kihutab see rong. No kurat! Mis asja te topite oma jäsemeid ette? Mina, armsad sõbrad, saate aru, elan ühes uues, õudselt sümpaatses 5-korruselises majas. Selle kõrval on nii uued, õudselt sümpaatsed 5-korruselised majad. Üks erinevus neil siiski on. Sildid on erinevad, et esimene korpus ja teine ja kolmas ja nii edasi. Minul on langenud osaks õnn elada nimelt 5. Aga see on mingi arusaamatuse tõttu, saate aru, juhtunud kuidagi 6. ja 9. korpuse vahele. Ja nüüd sõbrad ja tuttavad, kes külla mulle tulevad, no teate, oma tund või paar ekslevad, nagu üles leiavad. See oleneb sellest, intellektist. Ja ka need, kes ennast eriti taibukaks peavad, need muidugi taipavad küsida, et öelge palun, kus see 5. korpus siin on. Mõned arvavad, et eks seda alles järgmine aasta hakatakse ehitama. Mõned jälle mõtlevad, et eks ta lasteaed või katlamaja ole. Aga nüüd ma tahan teile sellest rääkida, et tegelikult ausalt öeldes on mõne korpuse elanikud ikka eelistatud olukorras küll. Näiteks 2. korpuses on oma 160 korterit ja ühes korteris kakeldakse iga laupäev. Kusjuures põhjalikult, nõude loopimise ja lõhkumisega ja miilitse väljakutsumisega. Tarvitseb vaid küsida, et öelge palun, kus siin see huligaanide ja pättidega maja on. Ja kohe näidatakse, et võt see maja seal. 4. selle saate aru.
viskas naine mehe aknast välja. Ja tänu sellele teavad nüüd seda korpust kõik. Mõtku aga, et küsi, et öelge palun, kus korpuset teil inimesi aknast välja loobitakse, kohe näidatakse, et näed see maja seal. Ja räägitakse põhjalikult, et kuidas ikka kõik siis oli. Et naine, mõistate, võttis mehel hapsti kõrist kinni, tead raputas niimoodi ja lenda kuradi krokodill. Ja mees, mõistate, kukkus kohe lehvkoide peenrasse matsti ja andis muidugi lahutuse sisse. No jah, aga 7. jällegi teate, elab üks loomaarmastaja ja ükskord tõi metsast maduussi. Pani naabri korterisse, aga naabrinaine, saate aru, istub vannis. No, istub, kaua sa istud, maduuss? Ja noh, sellest ajast peale 7. korpust on naljatagu leida. Mõtku aga küsi, et kus majas siin maduusid loobitasse ja kohe näidatakse, et vaat see maja seal. No vot, aga mina elan 5. ja seal pole mitte midagi juhtunud. Mitte midagi põnevat. Ma saan kohe naabrite peale pahaseks päriselt. Mis see siis on? Teistes maades kakeldakse, loobitakse inimesi aknast välja. Noh, madudega pillutakse, aga meil mitte midagi nagu kloostris. Aga üks päev, 81. korteri elanik läks õnnetust armastuseks päris lolliks. Ja nüüd, kallid sõbrad, on kõik korras. Kui te tahate mulle külla tulla, teate küsige, et kus hullumaja on ja kohe leiate üles, kus ma elan. On täpselt kell 6 ja tõusen vastumeelselt istukile. Kuid siis meenub mulle, et täna on ju pühapäev ja ma poen tagasi teki alla. Suikun, longin mööda päiksepaistelist aasa, lilled, rohi ja muu seesugune. Ja äkki sööstab minu poole hiigelvedur. Ei rööpaid, ei liipreid. Vedur aga muudkui tuleb ja tuleb, süda klopib. Oi, kuidas klopib veel sekundi murdosa ja ma ärkan. Jagab keegi naaber hoovis kloppimispuul vaibale ihunuhtlust. Vaatan kella mõni minut üle 6. Kui see on teadlane teiselt korruselt, siis läheb kiiresti. Tal üks ainuke vaip. Aga kui see on puhvetipidaja 3. siis ja näib, et ongi puhvetipidaja. Topin sõrmed kõrvadesse ja surun näo patja, et mitte närviliseks muutuda, loen üle aia ronivaid lambaid, seejärel oinaid, ka 2-jalgseid. Viimase vaiba ajal jõuan 1,000,000-ni, veel veidi ja õuel võtab võimust vaikus. Niisugune vaikus, et isegi ämbliku võrgu rebenemist võiks olla kuulda. See ei kesta aga kaua. Vaikuse rebivad 1000 tükiks mingid aevastused, turtsatused ja meeleheitlik paukumine. Ja muidugi, tea, see on autofanaatik 5. Valmistas 2 mootorrattast, hakklihamasinast ja plekikääridest mingi müstilise asjanduse, mida ta ise superlux folksvitšiks kutsub. Ella! Too tekid, paljareket ja kiirustage kurradi pärast taju kuumeneb üle. Kõikjad lendavad 2 suunas tänavalt 5. korruse akendini seejärel sealt alla. Kuni kogu perekond autosse ronib ning see mürrisedes nagu tankidiviis õuelt minema sõidab. Ja siis tipp-tap-tap, tipp-tap-tap. See on Malle, kes valis just minu akna aluse enesele keksuplatsiks. Ta hüpleb küll tänaval, kuid mulle tundub nagu keksleks üks pisike tüdruk hoopis minu peas, ajukurdudel. Varsti tuleb teisest majaplokiks ka Jürka, lapsed võtavad teineteisel käest kinni ja tormavad lennukit mängides mööda hoovi. Iga kord, kui nad minu akna alla jõuavad, hakkavad aknaklaasid tasakesi klirisema. Ja mina ehmun poorunest taas ärkvele.
heidan pilgu kellale. 9:30 juba. Olen küllalt laiselnud, nüüd kähku üles, kui ei taha ilma jääda. Sellest hetkest kuulub maailm mulle. Teleriekraan kiirgab müstilist sinakalt, nähtamatu käsi surub mu tugitooli ja pilk kleepub telerile. Õhtul spordiuudiste lõppedes heidan pikali. Jah, tänavki jääb vaikseks, aga alles nüüd hakkab tema päevane müra mu peas kumisema. Vähkren vasakult paremale, paremalt vasakule ja alles vastu hommikult tukastan veidikeseks. Aga esmaspäeval pole šef minu töö kasuteguriga sugugi rahul. Ta väidab, et ma polevat veel õieti kaineks saanudki. Ja tumedad silmaalused kõnelevad kõige selgemat keelt minu moraalsest palgest. Ja niimoodi juba mitmendat esmaspäeva. Mulle tundub, et asi lõpebki vist sellega, et šef paigutab minu personaalküsimuse järjekordse koosoleku päevakorda. Intermeediumiga, mis kannab pealkirja O. Henry asjus, ei taha me mitte mingil juhul vihjata Eesti riiklikule kindlustusele, sest autor Vassil Tsonev on rahvuselt bulgaarlane, seega on tegemist Bulgaaria riikliku kindlustuse agentuuriga. Meil aga avaldati see lugu tänavuste Kaabrovo pidustuste aegu. Esitavad Kalju Orro ja Andres Ots. Hallo, kas see on toimetus? Hallo, jaa, see on toimetus. Ja mis mure teil on? Jaa, siin räägitakse riikliku kindlustuse agentuurist. Inimene, öelge, kas tal häbi ei ole? Hallo, kuulge, mis häbi? Te olete vist telefoninumbriga eksinud. Tahate meid veel lolliks teha? Kuulge, see on ikka toimetus, jah? Kelleks? Lolliks teha tahate meid või? On ikka toimetus? See on toimetus. No seda ma arvasin. Öelge, kuidas te julgete nii vastutustundetult välja näerda asutust, mille töötajad käsi rüppe panemata päevas... Kuulge, seltsimees, rääkige palun natukene selgemalt asjast, rääkige asjast konkreetsemalt. Konkreetselt räägime ainult seltsimees O. Henryga. Kellega? O. Henryga. Ja kutsuge viivitamatult telefoni juurde seltsimees O. Henry. Kuulge, meil selle nimelist... Siis veel ütlen talle, et... Meil ei tööta selle nimelist. Kuidas? Ei tööta? Ei. Tahate veel varjata omasid? Kuulge, ärge pidage mind mingiks lollpeaks. Või tahate te öelda, et mina olen selle paskvilli kokku kirjutanud? Pask? Jumal, ja nüüd ma tean. Ei, see polnud mingi artikkel, see oli hoopis humoristlik veste. Selle autor on Ameerika kirjanik O. Henry, muide, ta on juba 1910. aastast peale surnud. No. Ja teie lugupeetud organisatsiooniga tal pole mitte mingit pistmist. Kuidas? No jah, aga seda enam. Ärge olge endas midagi nii kindel. Küll me veel seda asja uurime. Te ju teate suurepäraselt, et meie kodulinnas on täiesti olemas riikliku kindlustusagentuur. Ei, ma tean. Ja seda juba mitte praegu, vaid juba 20 aastat. Ning teie suvatsete naeruvääristada meie tööka kollektiivi prestiiži. Me nõuame kategooriliselt, et te avaldaksite oma väljaandes vastavasisulise vabandava õienduse. Muidu me veel kaebame. Jumalukene, kas te mõtlete seda tõsiselt? Aga muidugi, igatahes ja äärmiselt tõsiselt. Meie seda asja juba nii ei jäta. Pugeda alatult autoriteetse välismaise kirjaniku maski taha. Õõnestate te meie autoriteeti. Meie autoriteeti. Riikliku... Siinkohal telefoniühendus katkes ning toimetaja mõtles rõõmuga, et surnud inglise kirjanik Jerome K. Jerome kirjutas humoreski telefon, mis ilmus tema toimetuse väljaandes eelmisel päeval. Tuleb välja, et ka see on veel aktuaalne. Nagu manööverpind. Selle pinnal mõeldakse maju, kuhu kolivad inimesed, kelle põhielamispinnal käib kapitaalremont. Üks selliseid maju oli meie linna vaiksel, vähekäidaval Põiktänaval. Selle maja esimesel korrusel viis saatus kokku 2 vanamutti. Üks neist oli Olimpiada Vladimirovna, üksik naisterahvas, väga energiline ja õiglane inimene, kes ei sallinud sugugi ülekohut.
Poes sattus ta konflikti nii müüjate kui ka ostjatega, kui talle kaalumisega sohki tehti või keegi järjekorras vahele trügis. Teine oli Valentina Ivanovna, suure kondiga naeruhimuline südi vanamutt, kelle kõnelemise käitumismaneerist kogu olekust paistis välja, et ta on harjunud kamandama nii tööl, kodus kui ka puhkehetkel. Tal oli palju kartuleid, mida ta praadis poslamaslaga lõunaks ja õhtuks. Hommikuti sõi ta tavaliselt munarooga. Olimpiada Vladimirovna oli olnud omal ajal baleriin, Valentina Ivanovna aga kudumisvabriku meister. Mõlemad olid 75-aastased ja iseloomult väga erinevad, kuid neid ühendas vanadus ja manööverpind. Nad elasid 3-toalises korteris, mille üks tuba seisis tühi. Õhtuti jõid Olimpiada Vladimirovna ja Valentina Ivanovna köögis teed, kumbki oma laua taga ja kummalgi laua kohal seinal oma kell. Kusjuures Olimpiada Vladimirovna kell oli pool tundi taga, kuid ta ise arvas, et just tema kell näitab õiget aega. Nii nende eluke veeres, pooletunnise ajavahega. Õhtuti jõid mutid köögis teed, rääkisid igasuguseid lugusid oma elust ja mõistatasid, kes pannakse juurde. See käis 3. toa kohta. Ja siis ühel heal päeval helises uksekell ja sisse astus tütarlaps. Ühe käe otsas kohver, teise otsas välivoodi. Tere, ütles piiga, minu nimi on Ljuda, ma hakkan siin elama. Olimpiada Vladimirovnal ja Valentina Ivanovnal oli hea meel, et nende juurde pandi tütarlaps. Pealegi veel niisugune kenakene. Ljuda rääkis, et ta õpib Tehnikainstituudis ja elab ühiselamus, aga ühikas läks remonti ja tudengid paigutati kes kuhu. Tema sattus niiviisi siia. Kui Ljuda oli magama jäänud, hiilisid Olimpiada Vladimirovna ja Valentina Ivanovna kikivarvul oma toast välja ja hakkasid köögis sosinal arutama, et neil on ikka Ljudaga kõvasti vedanud. Üks ainus hukas torkas nende hinge. Tüdruk on noor, vaat kui hakkab äkki külalisi voorima. Kuid nad otsustasid, elame, näeme ja läksid oma tuppa tagasi. Köögis aga tiksusid kellad, näidates üks üht, teine teist aega. Aga ükskord võttis Ljuda kätte ja seadis Olimpiada Vladimirovna kella õigeks. Olimpiada Vladimirovna ei öelnud Ljudale sõnagi, ta kas ei märganud midagi või oli tüdrukusse nii kiindunud, et ei tahtnud temaga sõnelema hakata. Ja kõik 3 naist elasid ühe aja järgi. Vanamutid armastasid oma noort naabrit nii kole väga, et hakkasid tema käekäigu pärast muret tundma. Kuidas siis sedaviisi, arutasid nad oma vahel. Kõikidel tüdrukutel on kavalerid, aga meie oma aina üksipäini. Ja nad hakkasid algul ääri-veeri, hiljem aga päris otse Ljudale mõista andma, et inimesel on veel ka teine, tugevam pool. Ljuda ei osanud selle peale midagi kosta. Mutid aga ründasid järjest ägedamalt ja muutusid peale tükkivaks. Siis mõtles Ljuda midagi välja. Ta läks poodi ja ostis teeklaasi ja meeste kalossid. Ilm oli parasjagu vihmane. Ükskord nägid Olimpiada Vladimirovna ja Valentina Ivanovna oma toast välja tulles Ljuda ukse taga kalosse. Nad vaatasid teineteisele otsa, kuid ei vahetanud sõnagi, ainult naeratasid mõistvalt. Kui aga jõudis kätte tee joomise aeg, teatas Ljuda, et ta on juba joonud. Mutid nägid ta käes 2 teeklaasi ja nad ütlesid nagu ühest suust, et pesevad ise nõud puhtaks, tal on kindlasti palju tegemist, ärgu raisaku aega. Kui Ljuda oli köögist lahkunud, langesid vanamutid teineteisele kaela ja seisid niiviisi tükk aega, endal silmad vees. Kella taga tiksusid, näidates üht ja sama aega. Lugu kordus igal õhtul. Ljuda pani kalossid ukse taha ja pärast tõi kööki 2 klaasi. Et asi usutavam välja näeks, käis Ljuda suure vihma ajal salamahti õues ja määris kalossid poriga kokku, enne kui need ukse taha pani. Vanamutid võtsid üks ühe ja teine teise kalossi ja nühkisid neid nii hardunult, nagu hoiaksid käes omaenese kalli kaasa jalavarjusid, nagu oleks nende noorus tagasi tulnud.
Olimpiada Vladimirovna ja Valentina Ivanovna ootasid pikisilmi, millal ükskord ometi Ljuda neile oma peigmest tutvustab. Viimaks Valentina Ivanovna kannatus katkes. Ütle vähemalt, mis ta nimi on, kui sa teda meile näidata ei taha. Ja ta vaatas Ljudale kurjalt otsa. Tüdruk ütles, et noormehe nimi on Pjotr. Aga nüüd hakkas tal hirm. Mis saab edasi? Polnud ju keda tutvustada. Ajapikku said vanamutid Ljuda peale päris tõsiselt pahaseks. Olimpiada Vladimirovna koguni lükkas kella uuesti taha. Moorid läksid nii õelust täis, et hakkasid Ljudale nina peale viskama. Mis see siis olgu? Jõlgub siin võõras inimene, aga gaasi ja elektri eest ei maksa kopikatki. Ja üleüldse, ta elab siin sisse kirjutamata. Ljuda sai aru, et ega see kõik ei ole paha pärast. Mutid on lihtsalt solvunud ja uudishimu ka ei anna neile rahu. Ja nii nad ehk oleksidki lahkunud siit vaenlastena, kui poleks vahele tulnud üks täiesti ootamatu asi. Solvunud vanamutid tegid viimase käigu. Nad saatsid majavalitsusele teate, et nende korteris elab sisse registreerimata meesterahvas. Ise aga kohkusid ära, kuid oli juba hilja avaldust tagasi võtta. Ja ühel õhtul, kui Ljuda oli jälle kalossid ukse taha pannud, helises uksekell ja sisse astus noor miilitsamees. Tema nimi oli Vasja. Kus see sisse kirjutamata meesterahvas teil siis on, küsis ta. Midäis Olimpiada Vladimirovna ja Valentina Ivanovna näitasid näpuga kalossidele, mis seisid Ljuda ukse taga. Militsionäär Vasja koputas ja läks tüdruku tuppa. Kui Vasja lõpuks toast välja tuli, kohtas ta esikus õnnetuid mutikesi. Vasja vaatas kalossi ja ütles: Ljuda pettis teid. Minu nimi ei ole mitte Pjotr, vaid Vasja. Ja ta torkas porised kalossid oma puhaste saabaste otsa. Sel momendil sündis ime. Olimpiada Vladimirovna kella osutid kargasid iseenesest pool tundi ette ja sest peale kehtis korteris jälle kõikide jaoks üks ja sama aeg. Meele